Kas bensiin rikneb? Tere inseneriemad! Täna räägime millesti, mis on praktiliselt kõigis autodes, mootorratastes ja masinates, mida me igapäevaselt kasutame. Bensiinist. Kuid paljudel tekib küsimus, kas bensiin rikneb või võib aja jooksul oma omadusi kaotada. Just nii, see on olulisem küsimus, kui sa arvad, eriti kui sul on auto juba mitu kuud garaažis seisnud või kütust kodus hoiul. Kiire vastus on jah, bensiin rikneb. Aga selleks, et mõista, kuidas ja miks see juhtub, peame kõigepealt aru saama, mis on bensiin ja kuidas ta käitub, kui teda hoiustada. Bensiin on keeruline segu süsivesinikest. See tähendab molekulidest, mis koosnevad süsinikust ja vesinikust. Need molekulid on üsna ebastabiilsed, kui neid mõjutavad teatud keskkonnategurid. Ja just see ebastabiilsus põhjustabki kütuse lagunemist aja jooksul. Aga mis on bensiini degradeerumise peamine süüdlane? Hapnik. Kui bensiin puutub kokku õhus oleva hapnikuga, toimub keemiline reaktsioon, mida nimetatakse oksüdatsiooniks. Selles reaktsioonis reageerivad süsivesinike molekulid hapnikuga ja moodustavad uusi aineid, nagu happed ja setted. Setted on kleepuvad jäägid, mis kogunevad kütusesse ja võivad mootorit kahjustada. Kas oled kunagi näinud seda pruuni või kollakat jääki vana bensiini anumas? Just, see on oksüdeerumise tulemus. Nüüd saame paremini aru, kuidas see reaktsioon toimub. Nagu ma juba ütlesin, koosneb bensiin peamiselt süsivesinikest. Lihtne näide on oktaan, mis on üks bensiini peamisi koostisosi. Kui oktaan puutub kokku hapnikuga, toimub oksüdatsioonireaktsioon. Täielikku reaktsiooni saab kujutada järgmiselt. Kui 2 oktaani molekuli reageerivad 25 hapniku molekuliga, tekib 16 süsihappegaasi molekuli ja 18 vee molekuli. Aga see on ainult täielik põlemine, mis toimub mootoris. Ladustamise ajal toimub tegelikult osaline oksüdatsioon. Süsivesiniku molekulid hakkavad lagunema ja uuesti ühenduma, moodustades vaheühendeid ning see toimub etappide kaupa. Kõigepealt toimub initsieerimine ehk radikaalide moodustumine. Hapnik reageerib süsivesinikuga sageli valguse, soojuse või metallide abil, moodustades vaba süsinikradikaali ja hüdroperoksüülradikaali. Ja seejärel toimub propagatsioon ehk hüdroperoksiidide moodustumine. Vaba süsinikradikaal reageerib kiiresti hapnikuga, moodustades peroksüülradikaali, mis seejärel haarab vesiniku aatomi teisest süsivesiniku molekulist, moodustades hüdroperoksiidi ehk ROOH ja tekitades uue radikaali, muutes reaktsiooni ahelreaktsiooniks. Need vabad radikaalid on nagu väikesed, väga reaktsioonivõimelised molekulid, mis ründavad teisi süsivesiniku molekule, põhjustades veelgi suuremat lagunemist. Seda protsessi nimetatakse vaba radikaalide ahelreaktsiooniks. Kui reaktsioon jätkub, ühinevad molekulid üha keerukamal viisil, moodustades polümeere ja setteid. Need setted on väga suured ja rasked molekulid, mis ei põle mootoris hästi ja jätavad jääke. Seetõttu jätab vana bensiin kleepuva jäägi pihustitele ja mootori klappidele. Lisaks tekivad oksüdeerumise käigus ka orgaanilised happed. Kui hüdroperoksiidid lagunevad, võivad neist tekkida aldehüüdid ja ketoonid, mis oksüdeeruvad hiljem karboksüülhapeteks. Need haped suurendavad bensiini hapesust, mis võib söövitada kütusesüsteemi metallosi nagu torusid ja pihusteid. Happesust mõõdetakse happearvu järgi ning mida suurem see arv on, seda rohkem on bensiin lagunenud. Aga kuidas on lood aurustumisega? Lisaks oksüdatsioonile on veel üks oluline tegur. Aurustumine. Bensiin on lenduv vedelik, mis tähendab, et selle kergemad komponendid aurustuvad õhuga kokkupuutel kergesti. Kui jätab bensiiniga anuma lahti, pääsevad lenduvamad komponendid atmosfääri, jättes järele raskema ja vähem tõhusa segu, mis ei sobi enam hästi kütusena.
See vähendab bensiini kvaliteeti ja selle võimet mootoris korralikult põleda. Kõige lenduvamad komponendid on just need, mis koosnevad väiksematest molekulidest nagu pentaan ja heksaan, millel on madalamad keemistemperatuurid. Kui kaua läheb aega enne kui bensiin rikneb? See sõltub mitmest tegurist. Ideaalsetes hoiutingimustes võib bensiin säilida 3–6 kuud ilma lagunemiseta. Aga mis on ideaalsed tingimused? Põhimõtteliselt tuleks bensiini hoida suletud anumas, jahedas, pimedas kohas ning eemal soojusallikatest. Temperatuur on väga oluline, sest kuumus kiirendab nii oksideerumist kui ka aurustumist. Kui jätab bensiini kuuma kohta, näiteks päikese käes olevasse kuuri, võib see hakata lagunema juba mõne nädala jooksul. Aga mis siis, kui mul on auto, mis on aasta aega seisnud? Kas selle paagis olev bensiin on riknenud? Tõenäoliselt küll, eriti kui paak ei olnud täiesti täis. Kui paagis on tühja ruumi, siis on bensiinil rohkem kokkupuudet õhuga, mis kiirendab oksideerumist. Lisaks võib vana bensiin jätta kütusesüsteemi setteid, mis ummistavad pihustid ja hallendavad mootori tööd. Lisaks võib vana bensiin jätta kütusesüsteemi setted, mis ummistavad pihustid ja halvendavad mootori jõudlust. Seetõttu on soovitatav kasutada bensiini mõistliku aja jooksul. Ja kui auto seisab kaua paigal, on parem paak tühjendada või lisada kütusestabilisaatorit. Rääkides stabilisaatoritest, kas sa tead, mis need on? Kütusestabilisaatorid on keemilised lisandid, mis aeglustavad bensiini oksideerumist ja aurustumist. Need toimivad luues barjääri, mis kaitseb süsivesiniku molekule kokkupuutest hapnikuga või toimivad antioksüdantidena, püüdes vabu radikaale enne, kui need rohkem kahju teevad. Kui lisate kvaliteetsed stabilisaatorid bensiinile, võib selle säilivusaega pikendada kuni 2 aastani, sõltuvad hoiutingimustest. See on eriti kasulik inimestele, kellel on hooajalised masinad nagu muruniidukid või generaatorid, mis seisavad kuude kaupa kasutuseta. Ma jätan siia videosse mõned stabilisaatorite valikud lihtsalt klõpsa toodetel, mis siin ekraanil ilmuvad. Või kui sa eelistad, on video kirjelduses link mõnede valikutega. Kuidas siis teada saada, kas bensiin on riknenud? On olemas mõned märgid. Kui bensiinil on ebameeldiv lõhn, mis erineb tavalisest, on see märk, et oksüdatsioon on toimunud. Kui selle värv on tumedam või hägune, viitab see samuti lagunemisele. Ja kui sa proovid kasutada riknenud bensiini oma autos, võid märgata käivitamisraskusi, võimsuse puudumist või isegi mootori tõrkeid. Äärmuslikel juhtudel võib lagunenud bensiin kahjustada kütusesüsteemi osi. Kui oled siiani vaadanud ja sulle video meeldis, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist. Et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja et me sind oma videotes mainiksime, sina, kes oled siiani jõudnud, kutsun sind vaatama kursusi, mida soovitame. Seega, suuna oma telefon ekraanil oleva QR-koodi poole või klõpsa kirjelduses olevale lingile, et tutvuda kursustega, mida soovitame. Sealt leiad Exceli 3D modelleerimise, AutoCAD-i esinemisoskuse ja palju teisi kursusi. Ja need on kursused, mille oleme siin kanalis ise välja valinud ja mille kvaliteedis võime kindlad olla. Ja kui soovid alustada oma kohalolekut internetis ning hakata sotsiaalmeedias sisu looma ja salvestama, siis selle QR-koodi alt leiad seadmed, mida meie oma stuudiotes kasutame. Aga sina, kas sul on olnud kogemusi riknenud bensiiniga? Kas oled jätnud auto pikaks ajaks seisma ja siis hiljem selle käivitamisel probleeme kogenud? Jäta oma kommentaar siia alla, ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa peaksid kindlasti vaatama, et oma teadmisi laiendada ja uudishimu rahuldada. Ja kui sa tahad meid toetada, pane videole like, telli kanal, aktiveeri märguanded ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii inseneriteaduse austajad. Suur kallistus ja näeme järgmises videos.